Tere tulemast tagasi FC Florasse, Joonas Tamm. Täna sulle sinna armu ei antud, hommikul panid allkirjad lepingule alla ja juba nüüd 2 trenni selja taga, et kuidas tänane päev sinu jaoks möödus? Jah, väga pikk päev on olnud, et Viljandis niisugust asja ei olnud, et oli trenn, oli koosolek ja nüüd oli uuesti trenn, et väga nagu tore selles mõttes, et koormus tundub, et on siin suur ja trennid väga meeldisid, et väga lahe on praegu. Mida see sinu karjääris nüüd tähendab? Sa alustasid hooaega Viljandi Tulevikus, said seal nagu päris hästi ennast ka käima, lõid Viljandi jaoks palju väravaid, nüüd avanes võimalus tulla Florasse tagasi. Jah, et välismaal ma ei saanud piisavalt mänguaega ja siis oligi see Tulevikus mängimine, et saada nagu enesekindlust ja mänguaega ja siis kui õige aeg käes on, et siis edasi minna ja nüüd läksid asjad nii, et tulin siia ja loodan, et siin läheb edasi see, mis oli Viljandis. Vaadates tagasi 2010. aastasse, pärast seda siirdusid sinna IFK Norrköpingusse, et oli see võib-olla natukene liiga vara sinu jaoks või kuidas sa sellele takkajärgi vaatad? Ei, ma arvan, et ei olnud vara, lihtsalt seal oli päris palju tegureid, mis mängisid rolli selles, et miks ma ei saanud mänguaega, aga ma arvan, et ei olnud vara. Lihtsalt võib-olla oleks võinud paremini minna asjad, aga vara kindlasti ei olnud. Mida sa nüüd meie ründeliini juurde tood või vähemasti mida sa loodad, et Joonas Tamme näol FC Flora ründeliini juurde saab? Ma arvan, et ma võin mängida nii targetina kui ka niisuguse ründajana, kes jookseb tsoonidesse, kui mängitakse ja ka kastis, et võib-olla mitmekülgsust rohkem. Paari sõnaga ka Viljandi Tulevikust, et tegelikult peab ka neile suure aitäh ütlema ikkagi, et sa said seal kõvasti mänguaega ja nii-öelda leidsid üles jälle selle väravasoone, et ainult tõenäoliselt heade sõnadega neid meenutada. Ja kindlasti Viljandile väga tänulik selle eest, et nad võtsid ma sinna ja et ma sain neid asju teha, mis ma tegin seal ja kindlasti suur tänu Viljandile. Huvitaval kombel nüüd sinu debüüt või uuesti Flora särgis esimene mäng saab olema väga tuttava klubi vastu, et kui palju sa praeguse IFK Norrköpingi tegemistega kursis oled? Päris hästi on liigas läinud, nagu ma olen vaatanud, et on päris kõrgel kohal. Mängu ennast ma näinud ei ole, aga tabeliseis on neil päris tugev. Ja ega siis ka armu ei anta, kohe tuleb väga tähtis mäng Sillamäega ja siis juba Euromäng täna saime vastaseks Makedoonia klubi, ei olnud kõige hullem loos ilmselt? Ei olnud jah, ma arvan, aga et eks need ole kõik seal rasked mängud, et tuleb anda maksimum ja loodame, et läheb hästi.